Tere, mina olen Loona Jasmin ja täna hakkan ma tegema siis ise tehtud juuksemaski. Ma ei ole seda kunagi varem teinud ega proovinud, ma ei tea, kas isegi töötab ja mõtlesin, et kuna ma seda siin juba tegema hakkan, siis ma võiks seda ka filmida, et me saame nagu kõik koos seda kogeda, kuidas ma muna ja muid asju ma pähe väärin. Põhimõtteliselt ma loodan, et see töötab, et ma olen nagu sellest kuulnud hästi palju, või mingi munamaskidest ja mingi jogurtimaskidest. Mu sõbranna rääkis, et ta on isegi majoneesimaski teinud juustele, aga kuna ma seda teinud ei ole, siis ma ei kujuta ette, mis sellest nagu, mis see lõpptulemus on. Võib-olla ma tõesti nagu määrin ennast muna ja asjadega kokku ja sellest pole nagu mitte mingit kasu. Aga põhimõtteliselt see point ongi see, et ärge siis enne midagi järgi tehke, kui ta nagu video lõpuni ei vaata. Ja siis lõpus saate teada, kas see nagu töötas või mitte. Tänase video jaoks on meil siin laua peal siis asjad, mis siin tavaolekus ei ole. Et meil on siin oliiviõli, jogurt, siis meil on üks muna. Põhimõtteliselt ma olen ise nagu alati arvanud, et need poemaskid ilmselt töötavad paremini, eriti need, mis on nagu mingi 10 euri või kallimad või mingid salongimaskid. Et ma ei ole kunagi nagu julgenud neid asju proovida ja täna ma siis teen seda lihtsalt huvi pärast, et ma saaks teada, kas see päriselt nagu teeb ka midagi või mitte. Põhimõtteliselt ega siin nagu pikka juttu ei olegi, et nagu hakkame lihtsalt pihta selle asjaga, teeme selle asja valmis ja siis paneme selle mulle juustesse. Ja siis jätkan põhimõtteliselt sellega hommikul, siis me saame teada, kas see nagu toimis ka või ei. Esimese asjana võtame muna. Mul on siin selle jaoks siis siuke asi, juukse värvimispintslid ka, mille ma vist ilmselt sain Trade House'ist. Et tegelikult see on juukse värvimise jaoks mõeldud, aga kuna mul see juba on, siis ma kasutan seda. Kui te tahate kunagi sukest maski teha, siis te võite ka mingit suvalist kaussi kasutada. Ei pea olema just see. Aga võib-olla nagu see video lõpeb nii halvasti, et te ilmselt ei taha seda võib-olla isegi teha kunagi, et siis ärme nagu ette rutta asjadest on. Ja ma ei tea, kas ma saan selle niimoodi siin tehtud, et nagu näete ka midagi. Aga võib-olla saan. Ma ei tea, kuhu koori panna. Ma ei tea, mida need asjad nagu tegema peaks ka eriti, sest ma nagu lugesin lihtsalt õpetuse läbi ja kui te tahate nagu, et ma räägiks mingi teadusliku juttu siia juurde, siis te võite nagu jätta kommentaari, et teid huvitab selline asi. Aga kuna ma ei tea, kas see töötab või ei, siis ma nagu mõtlesin, et ma väga ei keskendu sellele hetkel. Ma lihtsalt klopin muna natukene. Oi jumal, ma ei taha teada. Kui te nagu tahate, siis te võite ka kus minuga praegu on maske teha, aga soovitatavalt siiski palun pange peale mingit maski, mis te teate, et töötab. Üks asi, mis mulle nagu mõnede maskide juures ei meeldi, on see, et nad jätavad juuksed nagu kuidagi rasvaseks või nagu kui sa teed selle ära ja pesed maha, siis sa kuidagi juuksed on ikka rasvased, sest neil on kas hästi palju rasva sees või midagi. Kuigi põhimõtteliselt nagu õli või rasvad peakski nagu niisutama juukseid, aga kui need on nagu halvasti tehtud, siis see õli ei tule ju välja juustest või kui ta liiga palju on või nagu võib-olla see oleneb ka, mis šampoon sul on ja hästi paljudest asjadest, sellepärast et mõned šampoonid on ju nagu kuidagi õrnemad juustele ja teised on nagu tugevamad, mingi sulfaatide teema ja siukesed asjad. Ma midagi ikka tean sellest, ma ei tea, kas ma olen selleks valmis. Siis võtame järgmise asjana jogurti. Ka üks asi, mida ma kunagi mu juustele pannud pole. Ma olen jogurtit kusjuures maskina kasutanud kunagi, aga seda siis nagu näo peal, mitte ma juustes. Issa ma pole üldse hästi ette valmistunud, kuhu ma selle... Oodake üks sekund. Kuhu ma panen oma munase kahvli. Siis järgmisena võtame me jogurti, maitsestamata jogurti selles suhtes. Panen seda siia 4 lusikatäit. Jällegi ma ei tea, mida jogurt tegelikult tegema peaks. Ma räägin, et ma olen kunagi jogurtimaski omale teinud, aga see oli hästi ammu. Aga ma tean, et ma tegin seda põhimõtteliselt nagu mingi mitu korda nädalas oma näole, kui ma vannis käisin. See oli mul mingi go-to mask, panesti nagu for real. Aga see oli nii ammu vaata, et ma ei mäleta enam, kas see nagu tegi ka midagi. See oli umbes siis, kui ma käisin põhikoolis, eks see oli põhimõtteliselt nagu mingi üle 10 aasta tagasi. Ma loodan, et ma seda nagu liiga palju ei pannud. Ma pärast näitan teile, milline see välja näeb. Ma praegu ei viitsi seda kaamerat liigutada. Kusjuures see jogurt nagu lõhnab normaalselt, muna ei lõhna õnneks, nii et siis sellega ei ole nagu väga probleemi. Võtan siis meie viimase õhtustaari oliiviõli. Kusjuures see on nagu ainuke asi, mille puhul ma nagu usun, et see võib-olla ongi natuke hea juustele, eks ole, sest et mingi šampoonide ja balsamite sees on ka minu meelest oliiviõli olemas. Muna kohta ma ei tea absoluutselt. See panen 2 lusikatäit oliiviõli. Oh, fun is that. See põhimõtteliselt ei ole õpetus, ma räägin, et see pole tegelikult õpetus, ärge seda järgi tehke igaks juhuks enne, kui ma ei ütle, kas see töötab või... Kui te olete kunagi munamaski proovinud, siis te võite muidugi kohe kommenteerida ja öelda, millega te seda tegite, kuidas te seda tegite, mis iganes, eks ju. Ma nüüd segan natuke veel, siis ma näitan teile, milline see välja näeb. See isegi võib öelda, et näeb natukene nagu maski moodi välja.
jogurt lõhnab hästi, nii et see pole nagu rõve, nagu näiteks majonees või midagi siukest on ju. Et kui sa nagu unustad ära, et see muna on, siis see võib-olla ei olegi rõve nagu. Sest et see ei näe välja üldse nagu mingi muna või midagi. Muidugi ma ei tea, kuidas see nagu juustest tundub. Sest me saame kohe varsti teada. See on isegi nagu vahus veits, vau. Okei, ma olen nüüd vist valmis oma segamisprotsessiga. Ma näitan teile nüüd siis. Teen laua korda. Natukene. Teil oleks hea vaadata. Nii. Ma arvan, et võib-olla ma kasutan nagu pintslit, aga ma pole selles veel kindel. Siuke. Möks tuli siit. See otseselt ei meenuta nagu muna ega jogurtit. On lihtsalt nagu siuke, põhimõtteliselt ongi maski moodi natukene. Ma ei ole kindel, kuidas seda peale panna. Ma arvan, et ma ilmselt peaks pusa ära võtma, eks just. Et see ilmselt tilgub igale poole. Et ma olen ilmselt pärast igalt poolt sellega koos, aga kuna see peaks teoorias nagu olema kasulik, siis pole hullu, eks ole. Et seda kunagi proovida otsustate, siis valigi kindlasti mingid suvalised riided, eks ju, millest teil kahju pole. Goes without saying, ilmselgelt. Tegelikult asi on nagu selles, et mu juuksed on praegu suht puhtad. Eks ma siis pärast saangi öelda, kas nad on nagu pärast seda maski tegemist ka sama puhtad, eks ole. Et ma sain aru, et tuleb ikkagi šampooniga maha pesta ja värki. Siin on õli sees, aga kas see midagi teeb ka, võt see on nagu omaette küsimus. Nagu ma tavaliselt pärast juuksepesu teen alati punupatsid omale. Praegu olen kahe vahel, et kas ma siis peaks ka tegema need punupatsid, et siis ma saan nagu võrrelda niimoodi oma juukseid, nagu need tavaliselt on. Hakkame siis nagu pihta, ma tegelikult veits kardan, ma ei julge sellega väga alustada. Ma ei tea, kuidas ma selle omale pähe saan. See on suht vedel. No algus on hea, eks ole. Sellega ma saan hakkama. Mida ma edasi teen? Mul juba kukkus see. Ma olen näinud, et mõned inimesed panevad neid maske nagu sõrmedega. Kas ma peaks ka üritama? Nagu see on nagu veits suke rõve, aga proovime niimoodi, et ma kallan seda omale kätte. Juukseotsad vajavad kõige rohkem seda ilmselt, eks ju. Nagu peaks ütlema, et mu juuksed tunduvad praegu just nagu kuivad siin sees. Mida kauem sa seda endale juustesse määrid, seda nagu okei, mis see tunduma hakkab selles suhtes, et mida see muna enam ei tundu nii hull, noh. Olete endale kunagi muna pähe kallanud või midagi muud? Muud on mul kunagi ketšupit pähe kallanud näiteks, aga muna küll mitte, jah. Okei, palun ära aja maha seda. Ma loodan, et ma ei pea pärast põrandalt muna ära pesema nagu. Mu eesmärk on kõik see siit ära kasutada. Ma pean lihtsalt mingi teise pluusi panemast, et ma ei suuda ennast filmida midagi. Okei, siit tuleb mu lemmiksärk, mida ma tegelikult enam kanda ei saa, sellepärast, et see on täiesti ära kulunud. Nii et Justin Bieber. Ta on nägu isegi, noh. Ma üritan selle omale kuidagi selge saada. Ma ei tea, mis teema sellega on, aga iga kord, kui ma midagi filmin või paar korda, siis ma lihtsalt hakkan mingi riideid vahetama, et oota, see pluusis sobib ju siia. Ma panen mingi teise. Minu meelest, kui ma Johanna juures filmisin, siis ma olin ka poole video peale, et oota, ma panen teise pluusi. Nüüd ma saan keskenduda oma kõrva määrimisele. Ma teen mingit sukast asja. See praegu olukord ei ole väga nagu mõnus minu meelest. No see hakkab kuju võtma enam-vähem. Kõikide maskide puhul ilmselt on see, et mida kauem sa seda hoiad, seda rohkem sellest kasu on. Seega mingi pool tundi võiks ikka vabalt sellega chillida. Kusjuures viimane juuksemask, mida ma ise nagu kasutasin, oli CBD juuksemask. See on tegelikult põhimõtteliselt tühi, aga ma pole julgenud seda ära visata, sest ma mõtlen kogu aeg, et äkki siit saab mingi ühe korra. Siin on kirjas, et 10 minutit tuleb peas hoida näiteks. Aga kuna me juba siin alustasime muna katsetamist, siis me lähme all in ja hoiame seda ilusti pool tundi peas. Okei, ma olen ühesõnaga suht tann sellega. Ma arvan, et ma panen selle kaamera kinni ja siis ma nagu määrin ülejäänud osa vannitoas igaks juhuks. Ja nüüd ma sain valmis. Pean ütlema, et suht palju nagu tilkus seda vahepeal sinna tursiruumi. Keerasin kokku, siis ta veits nagu panin pea täitsa nagu issand, ma ei oska seda seletada nagu. Põhimõtteliselt ma nagu keerasin oma juuksed siia niimoodi rolli, siis panin igalt poolt üle, siis ma nägin, et veits nagu tilgub seda tursiruumi seda. Siis mul oli nagu veits, et äkki ma nagu kaotan mingi vajalikke munaekstrakte, mida mul vaja läheb. Aga noh, põhimõtteliselt me nüüd jõudsime selle lõpptulemuseni. Ma siis ootan pool tundi, siis ma pesen selle ära. Võib-olla veits nagu kleepub, mitte väga hullult, veits nagu tilgub võib-olla. Aga mul pole seda mingi mütsi kahjuks. Oleks võinud osta, nagu seda proovima hakkasin. Aga ma panen oma retikust siia ümber. Ma kohe demonstreerin. Nagu juuksuris paneme siia jaks juuks. Ma arvan, et ma jätkan nüüd seda demonstratsiooni homme. Siis kui ma oskan öelda, kes see päriselt midagi tegi. Siis ma vist panen patsi ikkagi juuksed. Ja siis hommikul võtame need koos lahti ja vaatame koos, kas ma panin omale ilma asjata munajuustesse või ei. See ongi see quality content nagu. Okei, ma teen see vahele väikse vlogi, et siis põhimõtteliselt voolab kogu aeg mingit vedelikku alla. Rätikuga saate niimoodi teha.
see on nagu päris keerukas mask nagu. Iga vedel võib olla, aga ta tilgub nagu siit mööda nagu kaela äärt või siis siit otsa eest nagu voolab alla vaikselt. Oi, ma olen valmis sellega nüüd tänaseks. No nii, nüüd on uus päev ja ma pole veel oma patse lahti võtnud. Ma nagu saan aru, et need on tegelikult mega kuivad. Ma ei pannud balsamit, sest ma tahtsin näha, kas see nagu mask peaks siis midagi tegema oma juustele, kui ma midagi põhimõtteliselt siin ise ei pane juurde. Ta oli mega raske kammida ja need näevad nagu suht jubedad välja. Tavaliselt nad ei ole siuksed. Et ma teen need nüüd lahti ja siis ma annan oma lõpliku hinnangu, mida ma asjast arvan. Aga nagu mingi siit katsun midagi, siis ma küll ei tunne, et see oleks mingi... Põhimõtteliselt nagu ma poleks nagu midagi teinud. Tundub suht tavaline, aga kohe saame teada. Lihtsalt see algus ei toota juba eriti palju head. Nad on niisugused kuidagi räsitud näevad välja. Need ei tule isegi lahti nagu. Mul on siuke tunne, et kui ma oleks nagu näiteks mingi õli siia pannud lihtsalt just otstesse, et nagu siis oleks ka parem tulemus sellel asjal. Palju vähem oleks aega läinud. Mitte niisama õli, ma tavaliselt panen juukseõli, mitte nagu oliiviõli. Ma ei tea, ma ei julge enam neid DIY asju katsutada. Minu meelest kookosõli ma olen kunagi pannud, aga sellega ongi see, et ta jääb veits nagu ikkagi õline pärast järgmine päev ka. Et nagu juukseõli on, seal on vist mingi kuidagi tehtud niimoodi, et see jääks päris õline järgmine päev su juuksed nagu. No, mis me arvame sellest? Kammin veits? Okei, nii hull ei ole vist. Aga see kes nagu kõige nagu kuiv. Või ma ei tea, kas mu juuksed läigivad või ei läigi. Minu meelest nad eile täpselt samasugused. Filmisin eile küll teise valgusega, nii et ma ei kujuta ette. Ma nuusutan nüüd. Okei, mingit imelikku lõhna küll ei ole. Vähemalt puhas lõhn on. Aga ma panin üsna palju nagu šampooni, sellepärast, et ma kartsin, et äkki ma ei saa seda muna välja. Nagu ma ei tunne siukest väga... Mis te arvate nagu? Kas see on kuidagi teistmoodi kui tavaliselt või? Selles suhtes, et mu juuksed tunduvad tegelikult nagu mega kohevad. Nagu mingi mega kuiv ei ole. Aga ma arvan, et kui ma nagu oleks lihtsalt juukseid päästnud nagu ainult šampooniga, mitte midagi muud poleks teinud. Ma arvan, et oleks reaalselt täpselt samasugused. Ma pole kindel, kas see eksperiment nagu end ära tasus või noh, kas kogu see vaev, mida ma nägin, määrisin seda juustesse ja ootasin, kuni see seal oli, eks ju. Ja käisin veel maha seda onju. Et kas see nagu oli väärt seda kõike? Sest et ma ei oska öelda. Ei, mu juuksed on tavaliselt ka sellised ju. Ühesõnaga, ma ei tea, kas see ennast ära tasus või kas sellel mingit pointi on. Ja kui te olete kunagi nagu munamaski teinud, siis te võite nagu kommenteerida, et kuidas te tulemused on nagu, kas sellest on nagu kasu ka. Sest ma hetkel nagu arvan, et pigem nagu läheks poodi ja ostaks juukseõli või midagi siia otstesse. Kui ma patse teen, siis nad on palju siuksed ilusamad, läikivamad ja kergem kammida. Kui arvestada, kui palju ma nagu selle peale aega kulutasin, et see nagu valmis teha ja seda oma juustesse panna. Jah, põhimõtteliselt ma lähen poodi nüüd. Kogu see vaev, mida ma nägin, see nagu ei ole väärt seda, kuigi see see on mingi 2 eurine mask, aga samas see nagu ei tee väga midagi minu meelest. Need on ikkagi nagu kuivad ka. Pigem ma arvan, et kuna juuksemaskid maksavad mingi 10 euri normaalsed maskid, siis pigem vist ostaks maski, sest see oli natuke nagu tüütu. Mul tilkus seda ikka päris palju mööda nägu alla. Ma arvan, et kui ma oleks nagu mingi balsamit kasutanud, lihtsalt tavalist balsamit, ma oleks võib-olla siis ka nagu mingi pehmemad otsad saanud lihtsalt või midagi. Põhimõtteliselt point on vist see, et tegelikult te ei peaks seda tegema. Kõik. Et davai, ma loodan, et te õppisite sellest täna midagi. Ma õppisin küll nagu. See oli huvitav eksperiment sellegi poolest, sellepärast, et ma ei tea, huvitav on endale mingi imelik asju pähe määrida, eks ju, vahelduseks. Aga sellegi poolest ma arvan, et me rohkem seda ei tee pikemat aega. Kui te arvate, et teil on midagi head mulle pakkuda, mis päriselt töötab, siis te võite kirjutada ja siis vaatame, kas ma tahan seda proovida. Aga davai, ma arvan, et me näeme varsti jälle. Sellepärast, et mul on veel vaja Travisega üks video ära editida, mida ma tegin siis juba ammu tegelikult, aga ma ei tahtnud lihtsalt nagu 2 video postitada järjest, mis on suht samasugused. Et jah, varsti näeme siis. Tšau!